Need 2 pilti on 400 aastat vanad ja pärit Hollandist. Kas saad aru, mis piltidel toimub? Ma hakkan mehele minema. Ühel pildil on kujutatud minu kirikusse saatmine ja teisel mulle andide toomine ehk pulmakinkide üleandmine pulmalauas. Aga sul on ju musta värvi kleit seljas. Jaa, vanasti oli must kangas väga peen ja väärtuslik, sest kangast mustaks värvida oli kallis ettevõtmine. Must oli kõige pidulikum ja valge krae samuti. Pruudid hakkasid valget kleiti kandma alles väga hiljuti, nii 200 aastat tagasi. Või nii? Kas sa näed, mida mulle pulmadeks kingitakse? Lapsehäll, kann, kauss, tuletangid, raha. Jah, tegelikult prooviti raha kinkimise kombest lahti saada ning varsti keelati see Hollandis üldse ära. Kui hoolega vaatad, siis minu paremal käel istub üks soliidne härra, külavanem. Tema paneb hoolega kirja, kui palju raha täpselt annetatakse. Enamasti toodi noorpaarile kingituseks kirgemat mööblit ja majapidamisesemeid. Kannud, kausid, korvid, vokk, toolid, ööpott, titepott. Koer on pildil truuduse sümbol. Aga need hõllivad pärjad või kroonid? Ahaa jaa, need on vaikimiskroonid. Flaami talupoja pulmas kehtis nimelt tava, et pruut ei võinud süüa, juua ega kõnelda. Sellepärast ma sosistangi. Tegelikult ei tohiks me sinuga üldse jutustada. Näe, ämm pakub mulle ka süüa, aga ma ei tohi seda vastu võtta. Muide, need kroonid kaitsevad mind ka halva õnne eest. Kas sa oled siis terve oma pulma vait? Ei söö ega joo? Jah, ja ma ei tohi naerda ka mitte. Uskumatu lugu. Mulle tundub, et ma pean nüüd terve õhtu sinu eest naerma. See on hea mõte.